ukse lähistel on või vaatamas, kuhu sisse pääseb. Aga see mäng on siin oma avavile saanud ja Inglismaa paneb palli mängu. Väravas number 12 Velani Lisandra Kõrren, kaitseliin on see viiene, kui siin juba ollakse väga lähedal ja Kõrren peabki esimese. Lois Shooter võib-olla on see nimi, sest et ta lihtsalt on selline nimi. Aga nüüd tuleb löök ja see natukene korraks tekitab Kõrranile natukene sellist ja kiirelt poeb sealt Hendel läbi. Hendel minemas on teisest mängest ka mööda ja Hendelil tekib seal võimalus panna hea sööt, tuleb sealt pall on latine ja nüüd on pall võrgus. 8. minutil läheb Inglismaa seda mängu juhtima ja väga kiire tulek mööda vasakut äärt, terav pall kasti, korraks oli seal mingisugune segadus, aga siis jõudis juba pall võrku ka. Ja Eesti on jäänud siin ka. Aga siin Inglismaa sai nüüd ennast valmis putitatud, tuleb siis see karistuslöök kasti, pall on jällegi korraks lahtine, Kõrran teeb tõrje ja teeb väga hea tõrje sinna otsa, kohe püüab palli. Kraft. Tema siis Rangersi mängija, ehk siis päris kõik ei ole tõesti koduliiga mängijad, kui siin tuleb Inglismaale järjekordne hea võimalus ja Kõrran nurjab selle. Masti mängijad on meil vastas, kes siis isegi ka meistrite liigas mängivad, mitte lihtsalt Inglismaa kõrgliiga juures ei tee trenni või ei saa üksikuid minuteid, vaid isegi meistrite liigas. Siit aga suurepärane läbi sööt ja Kõrran tuleb jällegi oivaliselt vastu mitmekesi. Ikkagi selline pool õnnelik turniir see oli, kuigi finaalis lõpuks mängisid Hispaania ja Prantsusmaa, siit aga Kõrranilt taas suurepärane tõrje, Smirnova aitas veel kaasa, et see moment näeks eriti efektne välja. Ja tõesti Kõrranile mitu väga-väga head tõrjet või sekkumist tulnud, aga siit enam mitte. Suurepärane löök Erika Parkinsonilt ja seda kuuli väga keeruline ära võtta. Just oli ka selline väga hea õnnestumine, võib-olla mõte oli korraks sellel tõrjel. Ja siis teeb Inglismaa niimoodi. 2 kätt püsti. Senderdus teele, võitluse peale ja Kiuru kõige pikema mängija palli minema löödud, nüüd on pall korras lahtine, aga ei. Kõrran jällegi jääb selle segaduse kuningannaks. Eesti siis 0-2 kaotusseisus. Ja tõesti esimest korda sellel A-tasandil mängimas, kõik varasemad. Et nii sügisesed kui kevadsed turniirid on Eesti B-tasandil olnud, kui siit ikkagi väga ootamatu varav. Ei olnud justkui keegi takistamas ja Vera Jones lihtsalt paigutab selle palli sinna väravaposti kõrvale ja see oli siin hetk tagasi olnud kiidulaulule kohe selline muserdav viisijupp. Aga neljanda kohtuniku tabloo käest, et 1 minut tuleb sellele mängule juurde ja kohe see tablooga kerkib selle kinnituseks. Kraftit samal ajal löök ja Kõrranile mugavasse tsooni püüab palli kinni ja nüüd siis 2 väravat lõi Erika Parkinson ja lisas siis Jones. Ja siin oli juba lähedal ka sellele 4. Mida see täpselt kaasa tõi, igatahes Nelli Läss on saanud kapteni paale enda käsivarre ümber ja siit Kõrran jällegi. Ja ikkagi jah, sealt muutusi ei ole, on ta Pegrami kõrval seal. Sirgjoonelisem ja lahendas oma kiired tulekud ära. Inglismaalt pallkasti ja jällegi sinna tsooni, kus on Kõrran ilusasti olemas. Kõik sellised asjad ka tuleb tänasest kaasa võtta. Kui suudad vastase sundida sinna poole, kus tal ei ole nii kasulik minna, aga sinul on väga kasulik minna, siis tuleb seegi kaasa võtta. Siit aga väga hea pall ja madal lahendus tuleb Meg Kraftilt ja Inglismaa läheb seda mängu 4-0 juhtima. Rangersi poolkaitse ja tõesti on ka terve mängu aktiivne olnud, aidanud seda keskpeale dikteerida. Nüüd on olemas siin teiseks palliks, kui Smirnova lööb selle palli minema võitluse. Meil siin kohalikus vutis väikesed superstaarid kõik. Kui teeb siin tagasi oma selle eelmise eksimuse eest ja Kross tema vastu. Tema vastu teeb vea ja lausa penalti vea. Võttis sarvi väga. On valmis seda palli võrku saatma, aga Kõrran on valmis seda palli ka ära võtma. Thompson lööb ja Kõrranilt suurepärane tõrje, aga pall tundub, et lendab ikkagi võrku seal. Kõrran saab käed vahele ja on lähedal suurepärasele õnnestumisele, aga sealt pall ikkagi pall ja löök niivõrd tugevad, et Eesti ei suuda seda 5. väravat ära hoida. Thompson
see pall jällegi tagumisse tsoon, nüüd ei keera see pall päris värva peale ära, pall on lahtine ja kõrran. Natukene uljas söötud. Kross, jälle on vaja siin vastasel järele joosta. Natukene paha siitub uude ja pall lendab võrku. Sealt kuidagi väga keerulise põrke pealti ja tundub Lauren Thompson saab siit oma teise värava kirja, kuskilt sealt lähedalt sai selle palli võrku susida, siit näeme Kellilt hooletu sööt tagasi, siit Kross üle Sarvi. Trikitas vasak kaitse taas ohtlikult. Tõesti iga mängija, olgu nad siis keskkaitsed, äärekaitsed, kõik trikitavad ja proovivad hästi, nüüd ka raksatab latti see pall ja Thompson oli löömas oma kübaratrekki ja nüüd tuleb jällegi löök ja selle palli püüab kõrran nüüd kinni. Inglismaa paremal äärel valmis ette võtma. Jällegi Thompson. Mõlemal poolel Inglismaal on olnud selline oma superstar, teisel poolel kahtlemata on see olnud Thompson. Kui siit väga hea löök ja kõrran reageerib suurepärase tõrjega mängijad, keda on pidanud üle mängima. Inglismaa läheb jälle löögile, kruttiv pall ja seegi on kõrrani saak. Umbes minutike veel ja Inglismaa saab siit audist juba isegi poolohtlikusse tsooni minna. Nüüd on vaja jällegi mitte lollusi teha ja õnneks Kiuru seda ei tee. Oma pikad jalad suutis sinna vahele sirutada, aga pall nüüd jällegi Inglismaa tuleb tsenderdus, pall käib jällegi latis ja lati põrkest lendab ta sealt uuesti ka väljakule tagasi. Jällegi löök ja jällegi blokeering Eesti poole pealt. Nüüd ei saa Inglismaa pallile hästi pihta. Keeruline pall ja seegi lendab Eesti väravast mööda. Ja sellega lõpeb see mäng siin ka ära. Inglismaa saab Eesti üle 6-0 võidu ja see naiste U19 valiksari siis Eesti jaoks algab paraku kaotusega. Eesti U19 koondise peatreener Reivo Vinter, täna kindlasti raske mäng Inglismaa vastu. No kuidas sellele mängule esimese hooga tagasi vaadata? Ütleme, esimese hooga tunne on, et pingutasime 100-ga ja sellepärast ei ole nii-öelda halba tunnet, et häbisse ei jäänud. Ma usun, et tänu sellele maksimaalsele pingutusele on mingil määral okei tunne sees. Loomulikult ei saa nagu mänguga täiesti rahul olla. Oleks tahtnud kindlasti, et me oleks suutnud ka kaitsest leida momente, kust välja pääseda ja ise rünnakule. Et see osa jäi kindlasti täna nagu olematuks, et sellega ei saa rahul olla. Aga kokkuvõttes saab öelda, et see on see klassivahe. Inglismaa ilmselgelt kuulub ikkagi ka maailma tippude sekka ja täna me lihtsalt nägime sellist mängu, kuidas siis meie A-tasandile tõusnuna proovime vastu saada suurele koondisele. Jah, loomulikult eks oli enne mängu teada, et 90 minutit korralikku kannatamist sinna tuleb ja nii see mäng nagu kujunes. Oli episoode, kus me saime selle survega hakkama, aga mingid olukorrad paraku klass ja ma arvan pääses nagu maksusele. No see, et vastane lõi seal üle 20 korra peale, Eestil mitte ühtegi katsetki ja napilt vaevaliselt saite üle keskjoone, et see on kindlasti koht, kus tahaks juurde panna, et suudaks natukenegi näpistada. Just ütleme, peale löökide arv ise ei ole see probleem, et mingist kohast vastane kindlasti saab löögile pääseda. Ei oleks tahtnud neid nii palju oma kasti lasta, see oli kindlasti probleem. Ja teine, nagu ma juba ennem välja tõin ja tõid, et ise me ei suutnud sealt rünnakule välja astuda. Et natukene tundus selline hirm sisse tulevas, et päris hirmus oli välja astuda ja üldse kuskile minna, sest et kohe oli ohtlik muidu. Aga nüüd Austria ja Kreeka, eks nemadki tugevad koondised, aga sealt tahaks loota, et Eesti saab ise ka natuke rohkem palliga mängida. Ma loodan samamoodi ja isegi kui see just nii-öelda palliga mäng ei ole, siis rohkem meil seal, et me ei saa rohkem palliga mängida, siis me kindla peale peame leidma sealt kaitsest need palli võitmismomendid, kus me ikkagi rünnakule selgelt peame rohkem pääsema. Et selge eesmärk on tasandile ikkagi püsima jääda. Raske mäng selle taha, mis teha, aga Reivo ütles ka, andsite kindlasti oma maksimumi täna. Ja kindlasti andsime endast maksimumi ja ma arvan, me oleme väga õnnelikud, et me oleme üldse võidelnud välja endale selle positsiooni, et A-tasandil mängida ja me lähme siit kindlasti suure hooga edasi, et kevadel jääda siia püsima.
No kuidas platsi peal tundus, ma arvan see, kui vähe aega tegelikult selline suur koondis nagu Inglismaa jätab, eks see vist vajas harjumist, et nii palju peab asju tegema kiiremini kui näiteks naiste meistriliigas. Ja kindlasti kõik mängijad jooksid igal pool väga kiiresti, igas olukorras oli vähem aega, aga ma arvan, me tulime sellega suurepäraselt toime, proovisime palli vaikselt ka kaitseliiniga lükata, aga mingil määral ikkagi tuleb teha vigade parandusi ja analüüsime kindlasti. Kuidas see mänguks valmistumine oli, kui palju sa tajusid seda, kui palju sa vaatasid, mis vastastega tegemist on, et kus nad kõik mängivad? No me kindlasti teame, et Inglismaa on tugev vastane, aga me proovisime mitte sellele keskenduda, vaid proovisime ikkagi oma asjad ära teha ja sellele keskenduda. No nüüd Austria ja Kreekaga ka vaja mängida, no anna mingisugune hea lubadus nendeks mängudeks. Ma luban, et me anname endast kõik, et me saaksime jääda kevadela tasandil püsima.